Istun oma esimese pojaga, kes on paarikuune, Pedja jõe ääres. Ja ma tunnen, et mu elu on läbi. Kõik on läbi. Ma pole elama hakanudki veel, aga mul on selline tunne, et ma olen ennast nii lukku elanud tegelikult ainult ühe valeotsusega. Ja see üks valeotsus, see siit edasi määrab järgmised niimoodi, et siit nagu mingit väljapääsu ei olegi enam. Ma olen andnud alla 20-aastasena, ma olen kaotanud oma unistused. Ma käin vales koolis, olen saamas vale diplomit, geenitehnoloogi diplomit. Ma olen vales abielus. Ainus õige asi, mis mul on minu poeg sellel hetkel. Ja siis ma vaatan teda ja siis ma otsustan, või nagu mõtlen, et viimane asi, mida see laps vajab oma elus, on selline nõrk, jõuetu, hädisev, virisev ema, kes on alla andnud, kes ei tea, mida oma eluga teha. Ja 20-aastasena mul on tunne, et tantsijaks on liiga hilja see, mida ma tegelikult tahan, et see on niikuinii läinud. Aga äkki mul õnnestub teha midagi muud, et vähemalt aru saada, et ma otsustan, et läheb aega palju läheb, võtab, mis võtab. Ma teen endale selgeks, mis asi see elu on. Et minu laps ei peaks mitte kunagi mitte midagi sellist üle elama. Ja siis 15 aastat hiljem märkan üles, astun oma majast välja ja iga ajalehekioski peal on minust esikaane pilt tantsijana hästi fancy poosis. Ehk kogu elu justkui vaatab mulle vastu minu unistust. Ja siis ma mõtlesin, et mida nagu jään seisma selles. Kui sa oled tantsija, su keha ei ole enam, siin ei ole mingit sükest, et sa oled kuidagi uhke selle üle, või ta on töövahend. Et mis tegelikult juhtus, mida ma tegelikult tegin, et mis asi oli see üks murdepunkt, mis lubas mul täita täiesti võimatust olukorrast, täiesti võimatu unistuse. Ja see ongi tänase episoodi teema. Sest see, kõige kurvem asi, mida ma oma terve elupikkuse töö jooksul olen näinud, on inimesed, kes, nagu üks mu õpilane ütles, et see ei ole elamine, see on mitte suremine. Ja täna me kutsusime külalise, kes on elav näide sellest, kuidas elada. Tere tulemast, Karmen! Aitäh, Annika! Kuulates sinu lugu, ma mõtlesin kohe enda lugude peale, et kuidas mul on elus olnud nii kergemaid kui raskemaid hetki ja ma võiks isegi öelda niimoodi, et peaaegu nähtavasti kõigil meil on mingisugune selline nii-öelda kurb lugu või selline raske lugu ja tavaliselt inimesed ütlevad, et meil on need elus on raske, kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks, et meil on need kurbasid lugusid vaja selleks, et meist saaksid siis nagu tugevamad inimesed, aga mina ütleks seda hoopis, et need sellised lood, mis meiega juhtuvad, panevad meid tahtma muuta maailma ja teha midagi nagu täiesti teistsugust. Ja minu arust siin on sinu loos oli ka täpselt seesama tuli välja, et see ei teinud mitte sind ainult tugevamaks, aga see pani tahtma muuta sinu enda maailma, sina ise. Et minu arust see oli nagu hästi inspireeriv praegu kuulda. Mis on sinu lugu? Mida sina tegid? Aga minu loo oled siis niimoodi, et mina siis alustasin siis tõesti tavalise tüdrukuna Viljandist, olen pärit ja käisin täiesti tavalises koolis ka. Ja mul olid koolis head hinded ja ma olin nagu selles alguses saati nagu tubli tüdruk. Nagu me kõik oleme. Jah, just, täpselt. Aga pärast siis, see oli umbes 9. klassis, kui mul vanaema, kes oli meie pere jaoks selline nagu
keskne süda ütles mulle, et tead, Karmen, ma arvan, et sinust saab teadlane. Ja seal ei olnudki nagu mingisugust nagu, ma ei mäleta, et seal oleks nagu mingi konkreetne nagu põhjus olnud, miks ta niimoodi arvas, aga kuidagi niimoodi arvas. Ja siis hakkasin mina ka seda arvama, ma hakkasin ka seda uskuma, et minust saab ka teadlane siis. Ja tegelikult ma mõtlesin alguses, et ma lähen siis üldse meditsiini õppima, et saan arstiks, aga ma olen hästi emotsionaalne ja siis selline, ma tundsin, et olles selles kiirabis näiteks või vaadata, kuidas inimesed tulevad sisse ja osad lähevad välja, osad ei lähe välja, siis see on nagu minu jaoks nagu liiga palju ja mõtlesin, et tõesti, et see teadlase karjäär on väga hea mõte. Hey, thanks vana-vanaema on ju. Ja siis otsustasin, et ma saab teadlane, lõpetasin siis gümnaasiumi ära ja läksin siis, õppisin ülikoolis geenitehnoloogiat. Et see on meil selline ühine nimetaja. Et kui sina rääkisid seda, et sa tundsid, et see oli nagu, sa õppisid valet asja ja olid saamas valet diplomit, siis mul õnneks oli selline tunne, et mul on õppimas tegelikult õiget asja, kuigi see oli kellegi teise poolt mulle nii-öelda peale pandud unistus, siis läks selles otsas nagu täppi. Et mulle väga meeldis, õppisin kõigepealt TalTechis, tegin siis seal geenitehnoloogiat ja siis ja pärast seda siis läksin edasi Tartu Ülikooli, kus ma õppisin biomeditsiini peale. Ja siis ma läksin veel Londonisse, kus ma tegin oma doktorantuuri, kus ma õppisin siis neuroteaduseid ja siis veel ka postdoktorantuuri, et tegelikult ma olen siis ülikoolides akadeemilises karjääris veetsin 12 aastat, mis on nagu väga-väga pikk aeg. Aga tegelikult, kuigi ma tegin selle valiku hästi noorena, et ma lähen seda eriala õppima ja mul tegelikult meeldib teadust, tõesti meeldib, siis tegelikult ma ei olnud õnnelik seda, mis ma tegin. Aga miks siis? Ja sellepärast, et ma olin nagu pannud ennast ise mingisugusesse kasti ja ma ilmselgelt ei mahtunud sinna kasti. Et ma tihtipeale kuulsin selliseid lauseid, et Karmen, et ole lihtsalt tavaline teadlane, nagu tee seda, milleks me sind palkasime, et see, mille eest ma sulle palka maksan, ole see nagu. See tähendab seda, et sa ise ei pannud ennast kasti, sind pandi kasti tegelikult. Seda küll. See süsteem ise oli kast. Seda küll, aga see oli ikkagi mu valik, on ju, et mina läksin õppisin geenitehnoloogiat, ma tahtsin olla teadlane, tahtsin laboris töötada, aga ja kõik need töökohad, kus ma siis kandideerisin, ma ju ise läksin sinna, nagu keegi ei sundinud mind. Aga see süsteem oli see kast, jah, mis mulle ei sobinud ja mis mind tegi kõige rohkem õnnetuks oligi see, et kui ma proovisin olla keegi enamat ja tulla siis oma sinna maailma päästmise loo juurde tagasi, et tahtsin siis näiteks, et oligi, et midagi päriselt ära teha. Jah, no meil oli selline lugu näiteks, et olin selles, tegin oma järeldoktorantuuri siis King's College Londonis ja see oli koroonaaeg ja siis me uurisimegi koroona vastaseid ravimid. Ja see oli niimoodi, et meil elasime Inglismaal oli tõeline nagu siis ühiskonna sulgemine, et igaüks, kes tahtis siis välja minna, sellel oli vaja sellist nagu spetsiaalset luba oli sul vaja, et kui politsei sind tee pealt kinni peab, siis sa saad näidata ette endale, et ma võin nagu tänava peal liikuda, on ju. Ja siis minu bossil oli selline luba olemas ja siis tema käis siis tegemas laboris katseid. Et see oli täiesti selline nagu uskumatu aeg meie kõigi jaoks, on ju. Ja siis meil oli nagu hästi tähtis töö, meil oli nagu olulised nagu load siis selleks, et seda teha, on ju, ja leidsime hästi põnevad koroonavastaseid siis ravimeid. Ja ma ütlesin oma ülemusele, et aga teeme midagi, et me peame selle nagu viima maailma ette või et kuidagi nagu mitte see, et me lihtsalt istume selle teadmise otsas, et meil on lahedad ravimid, aga nagu miks seda üldse teha, kui seda ei kasuta? Toome selle välja nagu, on ju. Ja siis ma ütlesin, et teeme start-upi. Ja ta oli mingi, ei, mis asja? Mina olen terve elu näinud vaeva, et saada professoriks ja ma istun siin mõnusalt, oma mõnusa sooja koha peal. Miks ma peaksin tulema sinuga lihtsalt mingit start-upi tegema? Ja siis see kuidagi see oli nagu viimane piis karikas ja siis ta ütleski mulle täpselt selle lause, et palun Karmen, lõpeta see lollus, mine lihtsalt laborisse, ole postdoc, tee oma neid katseid ja mõnus, turvaline, mugav elu on garanteeritud elu lõpuni. Aga ma ei suutnud seda, Annika. Ma reaalselt ei suutnud.
ja ma panin lahkumisavalduse sisse, ütlesin, et head aega, rahvas. Ja selles see läks väga hästi kokku ka minu elusituatsiooniga, et mul on siis 2 väikest last, üks on 4-aastane Emma-Noora ja teine on siis veebruaris 2-aastaseks Matteo. Ja Matteo oli siis just sündinud ja siis ma läksingi emaduspuhkusele ja siis ma mõtlesingi, et ma ei lähe tagasi. Ja mõtlesin ka bossile, et ma nüüd lähen puhkusele, aga ma ei tulegi enam tagasi siia. Ja siis me otsustasimegi perega, et kolime tagasi Eestisse, et olla lähemal oma tugivõrgustikule, vanavanematele ja hakata siis oma enda startupi tegemagi siit. Et tulla sellest kastist, pärast 12 aastat kastis elamist välja ja leida endas siis see, mis mulle nagu juhendada endas, mis mulle tõeliselt meeldib, mis ongi see teadus, mulle tegelikult see väga meeldib ja üldse uute ravimite väljamõtlemine ja see potentsiaalne mõju siis nagu ühiskonnale ja siis see, et ma saan olla iseenda boss ja ise otsustada ja teha valikuid, et ma ei pea olema enam see, kes keegi teine mulle ütleb, vaid nüüd olen mina see, kes ütleb ise. Mis tunne sul oli, kui sa jätsid kõik maha põhimõtteliselt, eks see oli nagu kellegi teise unistus, see on enamus inimeste unistus, kes on nii kaugele jõudnud. Sa jätad selle kõik maha, sul ei ole mitte midagi. Mis tunne see on? See oli hirmus. Aga mis ma hakkasin siis tegema teadlikult, oligi see mõtlema, et mis on nagu kõige hullem, mis saab üldse juhtuda. Et nii, mul on suurepärane karjäär Londonis. Võiks ükskõik kuhu ülikooli tööle minna ja järgmised etappidel, et mul on nagu laitmatu karjäär nii-öelda. Mul on 2 imeilusat last, mul on väga hea abikaasa ja kõik nagu super on ja nüüd ma tulin tagasi Eestisse. Meil ei ole nagu kodu, meil ei ole, ma ei tea, mingit autot, meil väga palju raha ka ei ole, no natuke on, mõned säästud on, aga mitte midagi erilist on ju, et mis on nagu see kõige hullem, mis võib juhtuda, et okei, ma hakkan startupi tegema, see läheb täiesti pekki. Sööme kõik oma säästud ära. Start läheb pekki, mul pole tööd, mul abikaasa, meil oli väike laps, siis tema siis jäi koduseks isaks on ja tal ka ei ole tööd on ja nii. Aga mis on siis nüüd? Nagu see on siis nagu selline kõige hullem stsenaarium on ja kui sa hakkad nagu mõtlema ratsionaalselt, et ära ei sure, vangi ei panda. Täpselt, jah. Ja meil on ju, ongi, mul on ema, abikaasal on väga toetav perekond on ja mul on õde, meil on sõbrad, et nagu midagi ikka saab nagu, kuidagi saab ikka hakkama ja see teadmine, et kõige hullem stsenaarium ei ole tegelikult üldse hull ja kuidagi moodi leiad ikkagi selle tee, kuidas sa saad hakkama, see julgustas mind nagu proovima ja mul tõesti on ka vedanud selle tugivõrgustikuga, et mu sõbrad, mu mees on väga toetav ja mu perekond, kõik ütlesid, et tere proovi, mis su kaotada on nagu. Ja see oligi, istusime lennuki peale, kõik see kamp. Ma korra segan sind, et see on esimene asi, ma tahaks seda võimendada, nagu highlightida. Et see on esimene asi, mida mina oma elus olen näinud metsikult allapoole lati elamist. Nagu see on nii valus vaadata, kui inimestel on valus. Inimestel, kes on säravad, targad, noored ja nad annavad alla, põhimõtteliselt annavad ka alla esimese tagasilöögi peale. Ja just see koht, mis sa ütlesid, et sa tegid endale selgeks, nagu hästi reaalselt, see võtab sul minuti, 2. Sa reaalselt teed selgeks, mis asi see siis on, mida ma kõige rohkem kardan. Ja sa vaatad, et see on illusioon, see ei ole mitte midagi. Ja kui sa nii lihtsa asja ära teed, siis edasi läheb nii palju kergemaks, et tihti need suured siuksed fansid, mingid eneseabi teadmised ja õppimised ja asjad, nad taanduvad praktiliselt, me võime kõike teada, me elame ikka alla leti. Aga see, et sa päriselt saad midagi või sa saad oma elu täielikult upgrade'ida, see nõuab läbi hirmu minekut. See nõuab kõigilt, ükskõik kellel sa otsa vaatad, kes on seda teinud päriselt. Ja siis see taandub hästi lihtsatele talupojatarkustele, mis on kõigil täpselt ühed ja samad. Nad on ülilihtsad, nad on nii lihtsad, et keegi ei võta tõsiselt neid. Ja üks on see, et mis on see kõige hullem stsenaarium. Selle peavad kõik läbima, siin ei ole nagu valikut. Ja keegi ei võta teha seda, lihtsalt ei võta, ei tule selle peale. Ja mõnikord on ka see, et sa võib-olla mõtled, et ma ei upgrade'i tegelikult ennast, et ma ju downgrade'i nii-öelda, et mul oli ju hea töö ja ma annan ära selle hea töö. Mul oli hea palk ja nüüd mul ei ole enam palka. Täpselt, et mis on tegelik upgrade, see on teine. Täpselt. Ja sa näed selle läbi. Sa nagu tekib see taipamine, et sa vahetad hea palga nii-öelda oma parema elu vastu päriselt. Et see, kui sul on nagu kõik need ilusad asjad,
väga tore, ma tahan ka ilusaid asju, ärge saage minust valesti aru, et mulle väga meeldivad ilusad asjad onju, aga mulle meeldib olla tegelikult rohkem õnnelik vähemate asjadega, kui olla siis nagu surutud kasti, kus ma ei mahu rohkemate asjadega. Et nüüd ma tunnen, et mul on tegelikult rohkem nüüd kui see, kui mul oli enne. Sest see, kui mina jõudsin selle esimese sammuga, oli samamoodi, et üks story, see oli 3 aastat hiljem pärast seda, kui mul oli see lapsuke seal käes. Ma istun öösel Madridis pargipingil. Ma olen 2 nädalat, mul olid natuke säästusid, 2 nädalat olen maksnud sisuliselt ainult tantsutundide eest. Ma läksin kohe kõige kõrgema tantsukooli, kõige kõrgematesse tundidesse, Belen Maia juurde, kes oli lavatantsija siis. Mul ei ole raha enam, ma mitu päeva ei ole korralikult söönud, mul on kõht väga tühi ja mul ei ole raha enam öömaja jaoks viimaseks ööks. Nagu päriselt ei ole. Siis ma panin oma asjad, mingi väike kohver panin kuskile lokkerisse. Jalutasin nii kaua, kui ma jõudsin, lõpuks ma jäin ühele pargipingile pidama. Mõtlesin, mida ma teen, ma olin blondiin siis. Ja minu ümber hakkavad tulema inimesed, kes mässivad ennast kiledesse. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ma pole reaalselt mitte kunagi kokku puutunud kodututega niimoodi. Ja siis hästi rahulikult, niisugused rahumeelsed järjest nagu kookonid tulevad minu ümber sinna pargipingile või sinna teistele vinkidele sinna alla. Ja see ongi nende igapäevane elu. Ja siis ma järsku jään seisma ja mulle nagu, et Annika, sul on kõrgharidus, sul on imeline pere, sul on kaks väikest last oli siis juba. Kas sa nagu, mida sa teed, kus kohas sa oled oma tegelikult, see on ebareaalne, see on tark tüdruk. Siis tuli minu kõrvale üks mees, ilmselgelt nagu vaatas, et miks sa siin oled, et see ei ole nagu, mis asi see on, pakkus mulle raha, nagu võiski arvata. Siis ma sain aru, et see, mis ma tegelikult, et see ongi täpselt see koht, kuhu inimesed kinni jäävad, et nad ei ole nõus selliseid situatsioone läbi elama mitte kunagi. Siis ma lihtsalt hoidsin seda oma unistust, seda, kes ma tegelikult nagu elasin seda. Siis ma lihtsalt hakkasin ette kujutama või mängisin seda mängu, selle järjest käisid minu ümber üks mees teise järgi, siis huaju ja nii edasi. Yeah. Et ma olen kirjanik, ma uurin kodutute elu. Ja siis läks väga põnevaks, siis läks kõik nagu hoopis teise kohta, et siin on üks väike nõks jälle vaja, et sa keerad mingi täiesti nagu hullu olukorra, kus sa oled nagu, sul on nii piinlik, see on nagu nii, see ei ole üldse sina, see ei ole üldse see normaalsus. See on mingi väikse naljaga enda sees, keerad selle asja täiesti teise kohta. Ja siis on põnev. Ja. Aga see on see sisemine muutus, mis sa endast suudad teha. Just ja see, mida ma siis avastasin sellel ühel ööl, nagu selle ühe ööga ma õppisin vist rohkem kui kogu oma akadeemilise karjääri jooksul kokku, on see, et kui sul peab olema see nagu see põhiline teadmine, mida sa tahad, ja hästi rahulikult hoiad sellest visioonist kinni, sellest energiast ja sellest teadmisest ja ei lase välistel näitajatel, mis su hetkes on, määrata seda, mida sa tunned, sest see jälle, mida ma olen näinud läbi oma pika elu siis seda õpetades, mida ma ise olen läbi teinud, on see, et inimesed tagasilöökid on, see on nagu kaugelt liiga palju, mida mina elasin. Liiga pisikeste väikeste asjadega, piisab väikesest kriitikast ja nad lasevad ennast oma sellelt peadelt kõrvale tõmmata. Ja siis juba kaotavad energiat ja siis paari sellise kõrvale tõmbumisega see peatee, see päris elu, see mull, mida sa tahad elada, siis see ähmastub, sa ise muutud järjest nõrgemaks ja lõpuks see, kõik elavad ju niimoodi normaalselt, et kes siis olen mina, kes peaks mingit tähti pilma kuskilt. Aga ma mõtleks isegi natuke veel tagasi seda, et sul ja mul on see, et me teame, mida me tahame elust, et ma tean, kuhu ma tahan välja jõuda, ma tean, et ma tahan, ma olin täiesti mingis algklassides, kui ma jalutasin sellest oma Viljandi Palaina gümnaasiumist, jõudsin koju, et ma elasin umbes 1,5 kilomeetri kaugusel või niimoodi, et iga päev pidin jalutama siis hommikul kooli ja koolist koju ja mul oli aega mõelda. Ja siis ma terve selle jalutamise teie käigu, ma kujutasin endale ette igasuguseid asju, et ma mõtlesin, et nii,
kui ma olen kunagi miljonär, siis ma hakkasin arvutama oma peas, et mitu miljonit mul on vaja, et saavutada kõik või noh, osta neid asju, mis ma tahan endale osta, et okei, maja jaoks ja see oli siis noh, ma olen sündinud 91 on ju, et ma ei kujuta ette, see oli mingi 90 siis ma ei tea, lõpp on ju. Et mul on, ma ei tea, miljon vaja maja jaoks, millist ma tahan, miljoni ma annaksin oma impsile ja miljoni ma annaksin oma õele ja ma mäletan, mul mingi 33 miljonit oli vaja, mis siuke nagu see summa tuli on ju. Ja siis ma mõtlesin veel teisi asju, et okei, missugust töökohta mul siis oleks vaja ja hakkasin nagu niimoodi tagasi mõtlema nagu on ju. Aga paljudel inimestel on see probleem, et nad tegelikult ei tea isegi, mis on see nende nagu see põhitee või kuhu nad tahavad välja jõuda. Et sest nad ei julge. Nad ei julge üldse nii mõeldagi. See on see kõige esimene asi, see on minu tööga üks kõige põhilisem asi, et meid on nii harjutatud nagu nende põhiväärtustega, justkui meie ühiskonna väärtustega, mis on väärtuslik, mis ei ole väärtuslik, mida sa tohid, mida sa ei tohi, need on nagu nii ette määratud teed, nii kitsad ette määratud koridorid. Et sa lähed sinna koridori, teadlase koridor, advokaadi koridor, arsti koridor, siis mingi ettevõtja koridor, sa lähed sinna ja sa oled nagu seal kastis. Aga et sa võid tegelikult luua täiesti oma maailma. Selle peale seda keegi ei õpeta, mis on tegelikult, et sa tegelikult ju iga inimene kogu aeg loob, igal inimesel ongi oma maailm ümber, et seda võimendada, et sa saad luua elukutset, mida ei ole olemas. Minu elukutset ei olnud olemas siis, mida ma lõin. Tantsi elukutse oli olemas, aga see, kuidas mina seda tegin, oli väljaspool konventsioone, sellepärast, et sellist varianti ei olnud olemas, nagu mina seda lõpuks tegin. Et siin on tegelikult see esimese sammu seadus, et julge vaadata, mis sind tegelikult, mida sa tegelikult teha tahad, kuidas sa tunda tahad ennast, see on põhiline, seda on hästi lihtne, seda saab ikka. Et kui sa ei tea, mida sa teha tahad, siis mõtle, kuidas sa ennast tunda tahad selle sees, mida sa elama hakkad. Et kas sa tahad tunda, et sul on ette määratud täpselt nagu 10 aastat, 20 aastat ette kõik need sammud, mida sa teed. Et sealt saab nagu hargnema hakata see asi. Ja selle tundmise pealt üks näiteks tehnikatest, mida mina ise enda käest küsin või rakendan, on näiteks selline, et ma küsin enda käest, et missugune on see olukord, kus ma olen enda parim versioon. Ja siis ma proovin seda sõnastada ja panna seda enda jaoks hästi nagu visualiseerida ja sõnastada hästi selgeks. Et näiteks mulle väga meeldib tähelepanu, on ju, et kus ma olen enda parim, et ma olen lava peal, mul on suur publik, mul on, ma ei tea, tuhanded inimesed kuulamas, ma räägin oma suurtest teadusavastustest, kuidas meie tehnoloogiaga leidsime sellise ravimi, mis nüüd on päästnud miljonite inimeste elu või noh, sa kujutad seda olukorda ette ja siis sa kujutades seda, sa tunned nagu ka seda, neid tundeid ja siis see tõesti aitab selgusele jõuda endas nagu, et mida ma siis tahan. Ja sa saad sealt nagu tagasi mõelda, et okei, ma tahan seda, kuidas ma sinna võiksin nagu jõuda, on ju. Ja sa hakkad tegema siis igasuguseid väikeseid otsuseid teadlikult ja alateadlikult, et jõuda sellele eesmärgini. Aga minu arust, mis inimestel on tihti veel hästi raske, ongi see, et nad ei tea, mida nad tahavad, nad ei leia endas seda tunnet või nad ei tea, mis on see, mis teeks meid nagu mind päriselt õnnelikuks ja siis nad eksivad ja nad otsivad ja nad proovivad teisi kopeerida ja vaatan, et just nimelt kopeerida. Aga mina peaks ka tantsija olema, aga Annika on nii õnnelik. Kui mina läksin ka tantsija, siis ma oleksin ka õnnelik. Aga seal ei ole tegelikult võrdusmärki, me ei saa teise inimese elu kopeerida ja siis arvata, et see sobib meile nagu. Kuidas siis inimene võiks leida endas selle kire või mis sa soovitad või? No see ongi esimene asi, et sa lihtsalt lubad endal, see on hästi mõistlik on võtta, hästi hea oleks sõita kuskile kohta, kus sul ei ole seda tavalist tagasisidet. Kas või nädalaks sõida kohta, kus mitte keegi sind ei tunne, kus sa oled täiesti üksi ja luba sellist vabadust, mis on päriselt piiramatu. Et kui mul on, see on suht teada-tuntud tehnika, aga keegi ei tee seda, kõik teevad seda ikkagi piirangutega ka. Aga kui sa lubad teha seda täiesti piiramatult, ehk kui sul on kogu ressurss, sa saad kõike muuta, sa saad üle mõistuse kõike teha, mida sa tegelikult teeksid, kui sa oled maailmas käinud läbi, kui sa oled teeninud kõik oma see 33 miljonit, kui sul on kõik asjad ära tehtud juba, mida sa nagu entertainmentiks teha tahad, kõik asjad, kõik teiste vajadused ära aidatud, mida sa lihtsalt teeksid, millega sa oma päevi sisustaksid, siis see hakkab välja tulema.
et mille tegemises sa ja teine koht, kus saab läheneda, on see, et kõige lihtsamad asjad, mille tegemises sa lihtsalt rõõmu tunned. See võib olla nagu jumala lihtne, mäesuusatamine näiteks, no see ei ole väga lihtne see, aga noh, ta on suht tavaline, aga kas või koristamised, see on jube ja näide on see KonMari, nagu Maria Kondo. Noh, sa teed koristamisest oma miljardi dollarise äri. Võta mingi hästi lihtne asi, mis sa tunned, et see on sinu, et sina oled kõige sina selles, mida sa teed. Ja tegelikult on hea teada, et absoluutselt igas inimeses on see sees olemas. Ehk tal on mingi erianne. Seda on lihtsalt hea teada, et see on. Täpselt. Siis järgmine, kuidas, ja siis nagu kujutled ennast seda tegemas, tabad ära, et erinevaid asju, tabad ära, et mingi asjaga sul tekib hästi suur selline sisemine nagu lõõgastus ja lõdvestus, nauding. Ja see ei ole nii, et see tüütab ära, vaid mida rohkem sa seda teed, seda rohkem avanevad sealt nüansid, detailid, eks iga süvenemisega tekib järjest suurem nauding selle sama asja tegemisest, kus on päris sinu asi. Ja üks asi, mis aitab seda natuke niimoodi, kellel on see väga kinni jäänud, on teiste tagasiside. Et teised aitavad nagu avada sinu tiibasid, kui sa oled siukses kookonis. Et sellest võib mingi mängu teha, näiteks, et ma käisin kuskil koolitusel ja a la Annika käskis tulla ja nüüd öelda, et mis on minu kõige, et millest ma olen kõige parem, et teised annavad sulle, sest mida sa ise keeldud nägemast või sa isegi ei tea. Või sa ei näe, või üks asi on see, et millest sa oled nii ilmselgelt hea, et see on sinu jaoks nii loomulik, nii elementaarselt loomulik ja tavaline. Sa ei tule selle pealegi, et see võiks olla sinu erianne kuidagi. Veel vähem tuled sa selle peale, et sellest võiks teha endale äri või elu. Noh, sinu elu ongi sinu äri. Noh, et sinu äri on sinu elu, et see on kõige õnnelikum viis elada üldse. Mitte niimoodi, et sa teed palju tööd, saad palju raha ja siis tegeled sellega, mis sulle meeldib. See on minu jaoks nagu absurdne, mina niimoodi ei saa. Et siis sul ei jää aega süveneda sellesse, mis sulle meeldib, kui see on hobina. Aga kui sa teed seda päriselt, seda oma hobi päriselt tööks, paljud ütlevad, et see on absurd, et siis sa kaotad nii hobi kui töö. Nagu kaotad rõõmu sellest hobis, see ei vasta tõele. See ei vasta absoluutselt tõele, on täiesti... Ma olen nagu 100% nõus, et kui ma selle akadeemilise karjääri siis maha jätsin ja nüüd tegelen oma enda siis startupiga, mille nimi on Elnora, siis see ongi täpselt mul on see sama tunne, millest sa just räägid, et ma saan tegeleda kõigega, mis mulle meeldib, et mulle meeldib teadus, mulle meeldib olla juht, ma saan teha valikuid, et kuidas me nüüd teeme, ma mõelda erinevaid strateegiaid ja olla see visionäär, et... Aga kuidas sa jõudsid selle startupini? Mis see üleminek oli? Sa olid nagu ei keegi just kui kõikide oma säravate diplomitega. Ja mis sealt edasi läks? Kuidas sa praktiliselt, kuidas sa seda tegid? Siin on see küsimus, kuidas? Mul sai lihtsalt see nii villand pärast seda, siis kui ma nägin seda kasutamata potentsiaali, nagu et nendest ravimitest siis ei toonud nagu ühtegi rahva ette. Ja ma hakkasin tegema erinevaid kursuseid. Et esimene kursus oligi ühe investori poolt organiseeritud, mille nimi on Become Science Founder. Ja see teeb täpselt seda, mis see ütleb, et ta võtab siis teadlased laua tagant välja ja teeb nendest siis ettevõtete omanikud. Ja see oli esimene selline kursus, mis aitas mul aru saada, et jah, see startupi maailm mulle võiks sobida. Siis teine asi, mis ma tegin, oli see, et ma võtsin ühendust erinevate Eesti startuparitega, et kirjutasin neile LinkedInis lihtsalt, ütlesin, et kuule, kas sa viitsiksid pool tundi minuga rääkida, et räägi lihtsalt oma elust, et räägi mulle oma lugu. Täpselt. Palu abi, lihtsalt tee suu lahti. Täpselt. Paljud julgevad teha. Ja inimesed olid šokeeritud, kui ma rääkisin seda teistele, et mul oli 100% õnnestumine, et kõik inimesed, kellele ma kirjutasin, ma ei tundnud neist mitte, osades ma teadsin läbi kellegi natukene, aga enamus oli täielikult võõrad, on ja? Nad esiteks A vastasid mu kirjale, B tulid sinna kõnesse ja C pakkusid veel abi ise nagu juurde, on ja ma rääkisin umbes sellise, ma pakun 7-8 erineva inimesega ja mul oli siis see, et mul oli siis laps oli täiesti beebi, on ju, tissi beebi, oled kodus nagu selline traditsiooniline emme, eks ole, on ju. Ja siis samal ajal, kui ma panin lapse tuttu, siis ma tõmbasin kohe selle Zoomi lahti, ütlesin, nii, tere, ma olen nüüd kõnes, on ju. Et ei ole nii, et laps segab. Ei, vastupidi, laps andis mulle jõudu.
täiesti. Ta nagu sest et ma sain tegeleda jällegi midagi, mis mulle väga meeldib, on ju, on lapse eest hoolitsemisega, munnutamine, tissitamine, see oli kõik see mu lemmikud täiesti nagu. Ja sa tuled nagu sellest positiivsest emotsioonist ja lähed nagu järgmisesse emotsiooni nagu, mis oli ka väga nagu ja sa tood ise selle positiivsuse sinna kõnesse. Ja ma küsisin nende käest, et kuidas on Eesti startupi teha, mis mu esimesed sammud võiksid olla, mida sa soovitad nagu on ja ma sain väga häid trikke, nippe. Ja kui me kolisime siis Eestisse tagasi ja ma registreerisin oma siis ettevõtte seal online'is nagu ära on ja siis oligi nagu esimene samm oli tehtud, ettevõte oli olemas. Ja kuna ma olin juba loonud ka endale sellise võrgustiku, siis ja inimesed tahtsid mind aidata. See on jube kihvt teada, see on õudselt hea teada, et tegelikult, kes vähegi on ise midagi teinud, nad teavad, mida tähendab välja tulla ja nad on nagu üliabivalmis. Inimesed on nii abivalmis, kes on ettevõtjad ise, et seda, kui sa korra saad selle kogemuse, siis sul on niisugune tunne, et kõik, kes on välja tulnud oma mugavustsoonis, on tegelikult sinu sõbrad. Ongi. Ja sest see tegelikult ongi nii. Ja ma see nagu nii ja siis sa saad sisuliselt tasuta coachingut. Jah, saadki. Et tihti palju paremat kui tasuliselt coachidelt. Ja see on nii lihtne. Ja nemad hakkasid mind kutsuma üritustele, kus ma tutvusin järgmiste inimestega, järgmistega, et nüüd me oleme seda startupi teinud natukene üle aasta ja Eesti startupi maastikus ma ei tea, kas on enam kedagi, kes ei tea, kas mind või minu ettevõtte nime nagu on ja sest et see läks nagu kulutuli nii-öelda. Et see ja just oligi see, et inimesed on nii sõbralikud tegelikult, tahavad aidata, nad on su poolehoidjad, inimesed saadavad mulle kirjutavad, et kuule, kas sa seda rahastusvõimalust näiteks nägid, mis EAS pakub on ja siis ma olen, okei, thanks on ja aga sa pead olema ise sellele avatud. Sellele, kui sa oled kookonis sees, üksinda mõtled, mul on kõik nõme, ma ei saa millegagi hakkama, siis ei saagi ja sa ei tule, sa pead tulema sellest esimest korda välja, julgema olla. Just nimelt julgema, mis on ainus takistus, tegelikult üldse on hirm, ainus. Et kõik taandub jälle, ta taandub nagu kõige elementaarsematele asjadele. Kõik asjad, kõik takistused, kõik fansid, igasugused enesabi asjad taanduvad tegelikult ainult hirmu ületamisele. Sest ka iga negatiivse emotsiooni all on tegelikult hirm. Et me ei karda niivõrd ei läbikukkumist, ei mingit muud asja, me kardame ennast halvasti tunda. Ja see, et me juba kardame ennast halvasti tunda, siis me juba tunneme ennast halvasti, et siin ei ole nagu võidu võimalust, me oleme juba kaotanud ette. Et ta on nagu nii ühene selles mõttes elu, et sa kas keerad ennast kogu aeg iga oma sammuga, iga valikuga mugavustsoonis, keerad ennast järjest allapoole, mida mugavamalt sa oled, mida kauem harjunud elama, seda raskem on teha see stap välja. Ja seda nõrgemaks sa muutud ja seda väiksemaks läheb enese või madalamaks läheb enese hinnang. See on üks hästi oluline asi. Et iga selle sammuga üles, kus sa teed midagi täiesti crazy't nagu oma hirmu suhtes, et lihtsalt lähed läbi julmalt, siis kohe su enesehinnang kasvab. Ja kohe tekib selline kergus, sa saad aru, et mitte midagi ei ole kaalul tegelikult. Eks siin see, mis tegelikult metsikult on kaalul, on sinu elu ise. Ja sinu elu on ainult siis elatav, kui sa põhimõtteliselt eladki ainult hirmu ületamise kaudu, eks sa oled teise äärmusest, see, mida mina avastasin. Eks sa teed ebamugavusest oma kõige mõnusama teejuhid, lähed ainult ebamugavusest suunas. Ja nii, ja minu nagu sisemine selline tööriist, mis mul oli see, et ükskõik kui crazy, et neid situatsioone ikka nagu hullult, mida ma läbisin sellel teed, see oli ebareaalne. Ja saate teile, nagu, kui sa oled piisavalt hulluse nagu läbi elanud, näiteks üks oli selline, kus ma olin, mul alguses ei olnud lennukiraha, isegi me sõitsime rekkatega niimoodi, et ühe teise tüdrukuga koos, kellest sai ka flamenco tantsija. Siis lähed väikese seljakotiga, lähed bussiga sinna Vana Pääsküla lõpppeatusesse, paned sildi Madrid. Ja kuna see on lihtsalt nii crazy, siis igaüks võtab su peale, sest ta on nii huvitav, mida see kurat see tüdruk teeb siin. Ja siis, kui see alguses on lihtne, aga mida Hispaania poole, seal ei ole see enam nii okei. Ja siis sa sõidad ainult rekkatega ja siis sattusime ühe sellise peale, kes oli sõitnud, kuigi neil on piirangud, ta kuidagi oskas nendest läbi minna, et ta oli sõitnud mingi 24 tundi järjest ja kogu aeg manustas mingit ainet.
nii et ta oli täiesti mingis sellises välja sa ei saa sealt, see on situatsiooni kirjeldus lihtsalt. Ja sa vaatad, mida kuradit ma siin tegin, mis asi, kus kohas ma olen, mis asi see on. Ja selliseid situatsioone oli nagu ulmeliselt palju, siis mingi jälle kellegi peale saime, siis ta keeras peadeelt maha, keeras kuskile külasse, kuskile Prantsusmaa külasse sisse, see lõpuks oled in the middle of nowhere, ei tea, kuidas sealt välja saada. Selliseid situatsioone, kus sa istud maha, vaatad, mis sa ümber on, sa ei, nagu film, nagu kõige absurdsem film ja sina oma kraadide asjadega. Ja siis see on nii naljakas, kui sa paar tükki oled neid üle elanud, et kas ma saan ka selles ennast mugavalt tunda, et mis saab juhtuda, kõik asjad lahenevad lõpuks. Võtad nagu, lihtsalt vaatad, et jube põnev, et sa teed nagu filmi selle, et huvitav, et kuidas ma siit nüüd välja tulen, et mis siit edasi saab, ikka kuidagi saab lõpuks. Ja see mõtleb nagu ülipõnevaks. Ma olengi enda elu tihtipeale kujutan ette kui filmi. Mul täpselt samamoodi, mul on nii õpke lõpuks. Et ma vahest mõtlen ise et ma oleksin nagu lihtsalt enda elu peategelane, siis on nagu igaüks meie enda eludes oleme, on ju. Kaugeltki mitte, sellest seksid kohast. Okei, võiks olla ideaalis, on ju. Ja siis ma mõtlen seda, et vau, kuidas nagu kõik keerleb nagu kuidagi nagu minu ümber või et minu elu on nüüd siin ja minul juhtuvad sellised asjad nagu ja siis hakkad nagu seda vaatama nagu teise pilguga täiesti. Ja siis sul tekib võimalus seda lugu kirjutada, ise režissöör olla, ise peategelane olla, ise vahepeal kõrvaltegelane olla, kui sa tahad kellegi teise nagu siis ta muutub ikkagi, see tegelikult on ju mäng, siin ei ole ju, selles mõttes hästi tõsine mäng, kaalul on sinu elu, aga samas on kõik kogu aeg ebapüsiv. Siin ei ole, et sa saad midagi üles ehitada, et sa jääd nüüd sinna, paned oma pea ja siis see kannab sind. Ja kui sa näed seda ebapüsivust seal taga, siis vaatad, et ainus, mis püsiv on see elus, on tegelikult see karakter või need omadused. Kõige püsivam muidugi on sinu olemasolu, mis on absoluutne püsivus ja see hetk, kus sa oled. Hetke sees muutub kõik, aga hetki see on püsiv, see on nagu sügavam tasand natuke, et kui sa sinna jõuad, siis on tekib hästi suur turvatunne. Ja kõik läheb natuke naljakaks, ta läheb nagu hoopis teistsuguseks. Ehk üks suur osa või võib-olla üks kõige põhilisem asi üldse, mida ma elus õppinud olen, on, et see tõsidus, see traagika elult ära võtta. Sest nii kaua, kui sa oled traagikas ja tõsiduses ja klammerdumises oma mingitele eesmärkidele. See on nagu hästi triki asi, et ühelt poolt sa pead olema keskendunud, sul see suund peab olema nagu põhjanahel paigas, aga teiselt poolt sinu olek, silmanurgast on see kogu aeg olemas, aga sinu olek ei ole kramplik selle ümber, vaid sa oled hästi lõdvestunud, hästi avatud, hästi mänguline, sest need teed on alati täiesti out of box. Mis tegelikult viivad ja mis on kõige kiiremad teed. Need ei ole üldse need, mida ma arvan. Ja nad tulevad nagu täiesti sellistest kohtadest, mida sa üldse ei märka, kui sa ei ole avatud ja lõdvestunud. See on võib-olla kõige selline raskem asi ära õppida, olla hästi kerge. Või olla nagu mugav sellega, et see on ebamugav. Just sinna ta tegelikult, see on see üks lause, millest ta on nagu juba siuke klišee, aga tegelikult ta on võti. See on kõige suurem võti üldse. Ja me oleme mõlemad seda nüüd sinuga seda lauset öelnud, et see usk sellesse, et sa saad lihtsalt hakkama. Et see ei ole nii. See on pigem, minu jaoks on see otsus. See on jälle, mul oli ka siis väikesed lapsed. Ja mul oli hästi suur, et sealt mingil hetkel ma tabasin ära, et mul on vaja saada jõuallikaid, nagu võimalikult palju jõuallikaid. Ma hakkasin vaatama, et kus on mu põhilised sellised jõuallikad, mis ei ammendu. Ja ema jaoks, mis absoluutselt mitte kunagi ei ammendu, nüüd ma olen, lapsed on suured ja see endiselt ei ammendu, see ei sõltu lapse vanusest, on see, et kui sa vaatad, kui sul on natukene raske, sul on mingigi siuke nõrkuse koht, kus sa hakkad libisema, kus sa tahaksid pigem mugavusse minna alla anda mingil moel, sa vaatad korraks oma lapse peale, mõtled korraks oma lapse peale ja see armastus on nii totaalne, nii ammendamatu ja nii stabiilne. See on üks asi, mis on tõesti elu stabiilne. Seda ei väära, ei kõiguta mitte miski. Nii on kõik kohe tagasi. Mul on nii palju olnud, et kui ma ise ei viitsi enam, mul on juba, ma olen piisavalt saanud, ma enam ei viitsi, siis ma mõtlen selle lapse pärast, ainult selle pärast, et ma olen rollimudel, kas et saab elu nagu lõpuni elada niimoodi, et ma ei anna mitte üheski oma elu etapis alla. Ei ole nii, et ma olen 50+, nüüd ma olen põhimõtteliselt kõik saavutanud, mis ma tahtsin. Ja siis ma nüüd jään ja libisen mugavustsooni tagasi ja siis oma elu teise poole
sisuliselt, mida võib-olla teine 50 aastat, siis ma lihtsalt olen selles mugavuse mullis, mida ma olen üles ehitanud, mida ka hästi paljud teevad. Et nad noorena nagu teevad suure hüppe, siis saavutavad, ütleme, selle materiaalse kindlustatuse ja siis on jube mugav edasi libistada, aga tegelikult enda aju kärbub. Nad ise isiksusena kärbuvad. Et siin on tohutult palju selles ühes teemas on nõkse ja nüansse, need baasasjad on nagu hästi lihtsad. Aga see jõud, see otsustavus kinni hoida sellest mingitest baasasjadest, mis viivad sind järgmisele hinnaklassi, põhimõtteliselt iga decade või see aasta 10, mida sa elad, põhimõtteliselt ma olen vaadanud, ma elan jälle samad asjad läbi, aga järgmistes teadmistes, kogu aeg on avar. Aga mida sa tundsid, kui sa said endale ebatavalise rahastuse võimaluse, ma tean, kuidas see lugu oli või mis sind selleni viis? No meil on nüüd siis, meil on nii tavalisi nii-öelda rahastusi ja natuke mitte nii tavalisi rahastusi, et meil on siis ettevõttes on nagu või startupis nagu ikka on siis investorid, kes siis. Just nimelt, kuidas saada investor? Kuidas, ma räägin, meil on mitu lugu seal on ju, et kõigepealt oli siis niimoodi, et kui ma siis alustasin siis oma selle startupiga, mis oli siis aasta aega tagasi on ja siis meil oli muidugi vaja raha on ja kõigepealt siis sellel nagu startupi maailmas on tavaliselt esimene etapp on ingelinvestorid, kes on siis inimesed, kellel on lihtsalt endal rohkem raha ja need on siis nagu indiviidid, näiteks meil on kohe see nagu spoiler nüüd, aga meil on siin pooled minu enda pereliikmed. Aga need võivad olla ka nii-öelda inimesed tänava pealt nagu on ja kellel lihtsalt on raha ja siis nemad investeerivad siia ettevõttesse. Ja siis järgmine taseme on juba professionaalsed investorid, keda nimetatakse siis VC-deks või venture capitalistid ja niimoodi järjest läheb on ju. Ja kõigepealt esimesed inimesed, kes siis andsid ettevõttele raha, olidki ingelinvestorid ja nemad andsid täiesti nulli pealt. Et mul oli lihtsalt idee ja mitte midagi muud. Mul ei olnud tiimi, mul ei olnud toodet, mitte midagi, lihtsalt visioon. Ja kõige esimene inimene, kes andis esimese raha, 5000 eurot, oli mu ema. Ja ma korra katkestan, see lihtsalt visioon. Lihtsalt visioon. Ei ole üldse lihtsalt visioon. See on kõige tähtsam asi üldse. Eks kui seda võimendada, see lihtsalt visioon on tegelikult uue elu loomine. Seal ta on juba loodud. Meil on nagu loomislabor, ehk mina vaatan alati mentaalsus, mõtted, ettekujutlused. Meie võimekus luua ettekujutluses on loomislabor sisuliselt. Ja see, kui sa lood endale hästi sellise lummava visiooni, just selle tundena, selle üldsükse settinguna, mida sa tahad, see ei ole lihtsalt visioon. See on kõige olulisem asi üldse, mis kannab sind läbi elu, see on selline põhjanaer. Võib-olla siis see on see midagi, mis mina pole veel endast leidnud, mis mulle tundub nii tavaline nagu, kas kõigil ei olegi seda? Ei, üldse mitte kusjuures, nende jaoks on see lihtsalt unistamine. See on väga-väga erinev asi. Seda küll. Just see väike nõks jälle, hästi väike nõks. Kas ma lihtsalt unistan ja triimin nagu siuke või ma loon visiooni. Et kas ma olen nagu lapsikus mingisuguses daydreamis või ma loon oma elu. Et oma elu luua, ma pean looma visiooni, ma seal maja ehitama hakata kohe, ma pean ennem tegema sketši kõigepealt isegi enne, kui ma lähen arvutis seda tegema. Seda küll. Et jälle võimendada sellised hästi lihtsad asju, mis on nagu alakasutatud. Ja siis mul oligi esimene inimene, kes siis investeeris ettevõttesse 5000 eurot, oli mu ema. Tema saatis selle kohe üle pangakonto alt ja siis meil oligi esimene raha. Ja pärast teda hakkasid ka teised inimesed seda tegema, sellepärast, et minul oli siis visioon. Meil oli ka keegi, kes on juba uskunud seda visiooni. Ja sinna tuleb kohe jõud. Isegi siin ei ole vahet, on ta sul oma ema või ei ole. Ja sinna tuli kohe jõud taha. Ja teised inimesed, ja ma mäletan seda hetke, kui olime siis selles esimeses, oli meil inglite ümarlaud nagu on ja ma ütlesin kõigile, et okei, kes te siin istute, et teil on siis võimalus investeerida Elnorasse ja kuupäev on, ja siis ma ütlesin selle kuupäeva, see oligi mingi 13. november või sellist, täpselt aasta aega tagasi. Ja et teil on võimalik saata raha ja kes tahab, see saadab, kes ei taha ja selleks kuupäevaks on, siis läheb lukku nagu on ja kõik need inimesed, kes istusid seal laua taga, investeerisid. Nagu, ja ma mäletan, kui see raha hakkas nagu sisse tulema pangakontole, mul tuli nagu LHV-sse tulevad need sõnumid, et raha läks, mul mingi uskumatu nagu. Ja sealt läks see lahti, ja siis tulid juba järgmised inimesed, kes uskusid ja järgmised inimesed on ja minu käest on seda tegelikult palju kordi küsitud,
et kuidas oli see võimalik, et sa nagu nulli pealt, et mina ehitan nagu täiesti toote valmis, olen meil juba nagu kasumlik äri ja ikka ma ei saa nagu investorit taha onju ja siis tulid sina nagu ja kes sa said nagu onju. Ja ma olen küsinud nende inimeste käest, et mis pani teid investeerima ja iga kord vastus sama, et sina ja sinu visioon ja see, kuidas sa nagu sa südamega oled asja juures ja ma tean, et sa teed õiget asja, ma tean, et sa jõuad kaugele. Ükskõik, kui see idee oli seal taga või ei olnud ja et me tegelikult investeerisime sinusse. Täpselt, see ongi. Ja see on võimalik ainult siis, kui sa teed ausalt, kui see on sinu asi üleni, et sa ise elad seda, et see on üdini ehe. Kogu see point on ehedus. See on päris sinu asi. Ja nüüd meil on siis nüüd hästi suur muutus on veel nagu suur teema, et on siis selline, et me oleme siis tech-bio ettevõte, mis tähendab seda, et meil on tehnoloogia, mis tähendab, see tech on sõna nagu tehnoloogiast ja siis bio nagu bioloogia, et kaks asja on ühes, tehnoloogia ja bioloogia. Ja maailmas on üks siis nagu kõige parem ettevõte üldse terves maailmas, mitte Eestis on ju, aga terves maailmas on ju, mille nimi on siis Recursion. Ja üks päev oli niimoodi, et selle Recursioni siis asutaja, kelle nimi on Chris Gibson, et ma olen teda LinkedInis ja sotsiaalmeedias hästi palju jälginud ja just sellepärast, et tema oli ka selline inimene, kes on siis ise tavaline teadlane, kuna olnud on ja ehitanud siis maailma ühe parim ettevõtte täiesti nullist üles ja tal on selleks läinud kõigest umbes 12 aastat on ju. Ja ma olen teda alati LinkedInis jälginud ja ühes omas podcastis või kuskilt ütles seda, et meil on üks startupi programm ka. Ja ma läksin kohe vaatama muidugi, mis startupi programm on ja selle nimi on Altitude Lab. Ja läksin enda kodulehe peale ja vaatasin, et on võimalik nagu kandideerida ja siis sul on võimalik saada endale siis laboripinda, mentorlust, investeeringuid ja nii edasi. Ja siis, mis mul on alati olnud, on see, et ma kunagi ei arva, et see ei ole minu jaoks. Et kui ma midagi nagu hästi lahedat näen, siis ma mõtlen, kas on ju täpselt mulle paras. Maailma parim ettevõte otsib startupi, tõng, vaadake siia, on ja. See, et ma olen ju mingi suvaline Viljandi tüdruk. Väiksest Eestist on ju. Jah, et keegi mind ei tea, on ja. Ma saatsin avalduse ära. Siis läks natuke aega, tuleb esimene kiri, et olete kutsutud intervjuule. Vau, on ja. Läksin siis siin intervjuusse, rääkisin kõik oma selle loo ära. Mida sa tundsid siis? Kuidas see oli? Ausalt öeldes ma olin siuke nagu vaba või mul ei olnudki nagu mingit hirmu, ma ei mõelnud isegi edasi. Ma nagu elasin nagu selles hetkes. Kes see inimene oli, kui sa läksid sinna? Rääkis seda intervjuu hetkes, oleks juba põnev. No see oli niimoodi, et see Altitude Lab siis see on siis selles Recursioni programm on ja seal oli siis üks väga tore naisterahvas, Shandan on ta nimi, kes siis seda programmi veab ja siis intervjuus oligi tema ja siis tema nagu need tiimikaaslased olid on ju. Et see final boss on nagu final ja siis alguses teevad siis nagu nii-öelda tavalisemad inimesed seda intervjuud on ju. Ja see oli lihtsalt Zoomi kõne, see oli suvel ja kuidagi ma ei tea, see kuidagi algusest saati nagu tundus õige või siuke hea või mul on nagu hästi tugev nagu usk sel hetkel või siiamaani on, aga ma läksin siin hästi enesekindlalt. Ja need küsimused, mis nad küsisid minu käest, olidki hästi enda kohta, et miks sa seda startupi teed? Just nimelt, miks sa midagi teed? Vastus küsimusele, miks on nagu kõige tähtsam. Ja see ei ole sellepärast, et mul kunagi unistus saada 33 miljonit, vaid et ma räägin lugu loos, aga mul tegelikult on see miks on mul hästi endale hästi selgeks tehtud. Et ja seda aitas ma selgeks teha üks ingelinvestoritest ausalt öeldes, et üks ingelinvestor küsis minu käest, et miks sa seda startupi teed? Ja siis ma ütlesin, et ikka sellepärast, et olla kuulus, olla võimukas, olla kõige tähtsam maailmas on ja. Siis miks üks asja seda tahad? On ja. Siis ma ütlesin, et ma olen siuke hästi tugev naisõiguste eest võitleja ja ma tunnen, et naisi nagu rõhutakse ja siis mul on natuke siuke emotsionaalne teema ka on ja, et siis ma pean selle eest võitlema nagu. Siis ta oli, miks pead selle eest võitlema on ja. Ja siis ma läksime nende mikside küsimustega, läksime nagu hästi sügavalt ja siis ma sain aru tegelikult, et kõige see tood alati lapsepõlve, on ju, et igaühel on siuke kurb lugu ka ja siis minu lugu.
et mulle tegelikult oli niimoodi, et meil oli hästi ilus perekond, mu ema, õde ja mina ja siis mu isa. Ja kui ma olin 3-aastane, siis mu isa suri õnnetuse tagajärjel. Ja see muutis, kuigi ma nagu seda aega väga palju ei mäleta, siis ma olin ainult 3-aastane, aga ma mäletan seda elu nagu või seda tunnetust, mis meil oli enne ja mis meil oli ka nagu pärast seda sündmust. Ja ma nägin nagu tegelikult terve oma elu siis seda, kuidas oli, mu ema oli siis hästi noor, et mu ema sai minu, kui ta oli 20-aastane ja siis siis ma olin 3, ehk siis tema oli 23, 24 on ja kuidas tema elu nagu päevapealt kukkus nagu kokku, kuidas saad selle telefonikõne, et tere, te abikaasa on surnud on ja siis ja sul on 2 väikest last ja sa oled nagu täiesti üksinda ja tal ei olnud niisugust tugivõrgustikku mitte midagi on ja kuidas tema ehitas selle kõik ülesse ja see on enne, mis sina rääkisid ka sellest rollimudelitest, et vaadates oma ema siis ma tundsin ka seda, et mina pean ka seda nagu, mina ka suudan seda sama, mida tema suutis. Ja siis sealt ma leidsingi enda selle nagu miksi, et miks ma siis olen naisõiguste eest võitja, see oli nagu selline hästi ebaõiglane olukord, mis meie perega juhtus ja siis mina võitlengi selle okei, thanks. Selle maailma ebaõigluse vastu, et ja siis ja see on minu selline sisemine motivatsioon või selline sisemine siis see driver. Ja see tuli välja nagu täiesti suvalisest vestlusest suvalise ingeniinvestoriga. Aga tegelikult see ei ole nagu päris suvalised inimesed, aga ikkagi, et ma sain aru sellest, miks ma seda kõike teen. Ja kust tuleb see päriselt? Ja kust see päriselt minu seest tuli. See on täpselt see koht, kuhu me jõuduma pidime siin. Et kust tuleb see kõige sügavam koht, kus tegelikult on jõud pärit. Ja siis oligi selles intervjuus ka, küsisid minu käest ka seda, et miks sa siin oled või miks sa seda kõike tahad, ja siis see on niisugune lugu, mida ma tavaliselt ei räägi peaaegu mitte kunagi. Et ma alati räägin üldiselt helikopteri vaatest nii-öelda, et ma tahan lihtsalt võidelda maailma ebaõigluse vastu ja mul on selline sisemine motivatsioon ja ma seda tavaliselt sinnamaale jäängi, aga see oli intervjuu, kus ma rääkisin seda lugu ja see on mul hästi raske rääkida seda, sest ma lähen hästi emotsionaalseks, aga siis nad olid nagu niimoodi, et vau. Nagu, et me nagu ei ole sellist inimest näinud varem sellist seda suurt motivatsiooni nagu sul on. Et me võtame su sinna kohe viimasesse intervjuusse, kes on siis selle final bossiga nii-öelda, mis on siis ettevõtte omanik. See sama Iido, keda ma siis olin terve aasta aega jälginud, kelle kõiki podcast'e ma olin kuulanud ja osalenud kõikides nagu, kus iganes ma sain teda vaadata või kuulata, seal ma alati olin kohal nagu. Ja siis läksingi intervjuusse Krisiga ja võt enne seda, siis mul oli küll täitsa nagu süda puperdas sees täiesti, mul oli nagu, et appikene, et siis muutus kõik nagu hästi päriseks või et saad ise ka aru, mida sa teinud. Jah, mis saab, kui ma saangi sinna programmi sisse ja minust saab nagu, mis selle nagu järgneb on ju. Ja siis olin 10 minutit Krisiga rääkinud, kui Kris ütles, et jah, me võtame su siia. Et meil on maailma kõige parem tekkvaevettevõte, aga me tahame, et sina oleksid järgmine. Nagu sinust saaks uus kõige parem tekkvaevettevõte. Ja saimegi sellist, ma tulin sealt toast välja, ma tegin Zoomi kõne, tulin toast välja ja siis ma ütlesin oma abikaasale, et me kolime USA-sse. Ja siis Risto oli, et mida? Mis asja? Mis just juhtus nagu on ja ütlesin, et ma sain sisse, me saime sinna maailma kõige lahedamasse kiirendiprogrammi sisse ja me nüüd kolime USA-sse. Ja nii lähebki. Ja see oli alguses nagu mega šokk meie perele, aga kuna nad on kõik hästi toetavad ja nad elavad seda lugu minuga nagu kaasa, siis jah, nüüd me kolimegi USA-sse ikka jaanuaris. See on kõige vägevam edulugu, mida ma olen kuulnud vist kes ise teed nagu, et sa ei ole kellegi teise najal, vaid sa ise oled teinud kõik. Aga ma arvan, see on hästi oluline see, et ma olen ise hästi avatud, et ma julgen kandideerida, ma julgen rääkida inimestega. Ja sa oled hästi aus, sa oled mega aus lihtsalt, et see siirus lummab nii ära, et ma ei kuula, ma unustasin üldse kõik ära, et meil mingi kaamera siin on või midagi. Mega äge lihtsalt. Kuidas me siis kokku võtame selle asja? Kõige hullem, mida mina arvan, et mis üldse juhtuda saab elus, on see, et kui sa oma elu lõpus 80-piselt või 90-piselt, kuidas kellelgi on, vaatad oma elu peale, et oi, kui ma ainult saaksin tagasi võtta selle aja.
ma teeksin nagu kõik teisiti, ma päriselt elaksin, et milline raiskamine lihtsalt, milline raiskamine. Ja mina jõudsin selle hästi sügavani, et sealt ei olnud nagu mitte mingit tagasiteed. Üks oli see armastus oma lapse vastu ja teine laste siis juba ja teine oli hetk, kus mul oli teine laps juba sündinud ja mu isa suri, kui ta oli 53-ne, ikka mega noor mees. Ja ma istusin öö läbi tema puusärgi kõrval. Ma isegi ei nutnud, aga lihtsalt ma nagu, ta kuidagi tuli siuke läbi õhu, siuke teadmine, et Annika, et see nagu lihtsalt üks hetk sa katkeb ära, sa iial ei tea nagu mitte kunagi. Et mingil hetkel see lihtsalt kõik saab läbi, et põhimõtteliselt sul ongi ainult see üks päev, et sa lihtsalt pead nagu tegema kõik kogu oma jõust, mida üldse on võimalik teha. Sest siin niikuinii lõpeb ära ükskord, sul ei olegi mitte midagi kaotada peale selle, et sul on kaotada see, et sa ei ole elanud. Täpselt. Ja see on, sellega äkki lõpetamegi. Aga üks asi, nagu üks tööriist, mis mind on kõige rohkem aidanud või tegelikult ainus tööriist, mida nagu, mis meil siin ühiselt välja tuleb, on see, et see enese, nagu et sa saad hakkama, enesejuhtimine, et see ei ole osa sellest mängust, see, kes sa ise oled, see on kogu mäng. Just see, et see eneseabi või mingid tehnikad, need ei ole osa sellest, vaid sa pead integreerima need selliselt, et see enesejuhtimine on kõige elementaarsem asi üldse, et see ongi sinu elu, et sa absoluutselt juhid ennast sisemiselt, siis sa saad teha, valida, mida sa teed. Et kui sa oleksid oma mingile hirmul alla, no sa oleks endiselt seal esimeses laboris. Ja tänu sellele, et ma ise selle läbisin, läbi kogu oma elu, siis ma olen siit edaspidi pühendanud sellele oma järgmise osa siis elust, et aidata selliseid inimesi, et nende elu ei jääks enesejuhtimise võimekuse taha. Ja praegusel hetkel siis esimene võimalus, kuidas saada kõige sellisem sügavam elementaarteadmine enesejuhtimisest on 1. ja 8. detsembril. Me teeme esimese Zoomi koolituse hästi sellise sõbraliku hinnaga, et saada elementaarteadmised, kuidas emotsioonidega hakkama saada, sest kogu mäng on tegelikult mäng emotsioonidega. Kas sina juhid neid või määravad nemad, sa oled nende ori sisuliselt. Siin ei ole üldse mitte mingit muud võimalust. Ma arvan, et Karmen oli nagu mega elus näide elust endast, et kuidas saab elus olla elus. Juba mõnevand, mis sust edasi saab. Kindlasti ei ole viimane kord, kus me kokku saame. Ei. Aitäh.